Ma olen tõesti võib-olla nüüd otsustamisalased raamatuid nii ingliskeelseid kui teistes keeltes lugenud ikka päris mitukümmend tükki ja ma paneksin tõesti selle raamatu päris nende tippraamatute hulka, kuigi ta on 76. aastal ilmunud. Ja miks? Otsustamine ise on ju ühtepidi nagu väga lihtne asi, et valid kas A või valid kas B. Aga siin on väga ilusa loogikaga ja sellise loogikaga, mis on nüüd tõesti otsustajale juhile nagu arusaadav tehtud selgeks, mis tegurid kogu seda valimist mõjutavad. Nii valimine ise kui kõik see, kuidas üldse probleemi nähakse, alternatiive kujundatakse ja kaasa arvatud veel, ütleme see, et kuidas delegeerida, kuidas teha diagnostikat situatsioonis, et üldse hakata õigete asjade vahel valima. See on ülimalt ilusas ja selges loogikas ära kirjeldatud ja kaasa arvatud ka kõik foonid, mis nüüd on sellised, ma ütleks isegi, et psühholoogilised või filosoofilised, et mis on otsustajale omased jooned ja kuidas erinevad inimtüübid otsustavad ja minu arvates on pakitud nagu äärmiselt loogilist ja äärmiselt turmavalt ühtele kaante vahele. 1988. aastal avaldati Moskvas raamat, millel oli 3 autorit, 3 Eesti professorit, Raul Üksvärav, Madis Abakuk ja Jaak Leimann, kelle pealkiri on Upravljenčeskaja konsultiirovanje teooria ja praktika. See oli tegelikult esimene võimalus kodumaisele praktikale tuginedes avaldada selline raamat tollases Nõukogude Liidus ja selles mõttes on ta täiesti ainulaadne. See ei ole jäänud ainult vene keelde. 90. aastatel avaldati see hispaania keeles ka Havana ülikooli poolt. Väga palju vaieldakse või on vaieldud ja vaieldakse üksikisiku osast ajaloos. Ja millal see üksikisik siis saab ajaloo jaoks suureks? Ja suureks tahab ta siis, kui tema mõtetel on järgijaid. Ja kui tema teod, mis ta on teinud, omavad kasvuruumi, et nad ei kängu. Ja kolmandaks, et nendest tegudest saab kasu suurem osa ühiskonnast, kui võib-olla mingi lähem või väiksem seltskond. Ja selle seminari kokkuvõttes võibki öelda, et selles seisnebki Madis Abakuke suurus.